kuulamast podcasti Tagasi klassiruumi. Tänases episoodis on Patrick Huma. Patrick oli tehnoloogiasuuna õpilane, kelle kätetööna valmis isegi uhke vikingi kirves. Ometi vahetas ta tööriistad jalgpalli vastu ja juhib nüüd treenerina mängu. Kuidas selline ootamatu pööre tema elus toimus? Uurime järele. Tere, Patrick! Tere! Räägi natuke meile endast paari lausega, et millega sa tegeled, kus suunas sa käisid Lähteühisgümnaasiumis ja kuidas sul üldse läheb ja... Ma käisin tehnoloogia suunas. Praegust hetkel ma tegelen Võrus, ma olen jalgpallitreener ja üleüldiselt kiired ajad, kuna võistluseid pidevalt ja muid tegemisi ka. Milline oli sinu kogemus Lähteühisgümnaasiumi tehnoloogia suunas? Kogemus oli hea, selles suhtes, et õpetajad olid toredad, sai, ütleme nii, et kogu aeg oli selline konkurents või pinge, et ütleme nii, et ei olnud lihtsalt, et tuled kooli ja lased üle jala, et pidi ikka õppima ka selles suhtes. Aga miks just tehnoloogia suund, miks sa ei valid meediat või sporti? Tehnoloogia suund oli mul sellepärast valikus, et mul oli plaan tegelikult peale 9. klassi, et ma läheks Saksamaale masinatehnikuks õppima. Aga viimasel aastal, kui ma hakkasin kooli lõpetama, siis tuli mul hea sõber ideega, et kuule, et miks sa näiteks treeneriks ei hakka. Ja sinna paika see Saksamaale minek jäi. Aga kui sa oled praegu treener, kas siis kuidagi, miks sa seda spordisuunda valid või see treeneri otsus tuli siuke viimasel hetkel, et spordisuund ju annab suhteliselt palju kaasa treeneriks olemisele? Pigem jah, see treeneri nagu otsus tuli seal viimasel aastal ja ma otsustasin, et ma nagu suunda muuta ei taha, et ma käin ikka nagu selle tehnoloogia lõpuni. Meil on praegu ka looduse suund tulnud, 4. suund Lähteühisgümnaasiumisse, et kui oleks olnud looduse suund ka sinu ajal, kas sa oleksid äkki selle valinud tehnoloogia asemel? Ma arvan, et kui ma mõtlen tagasi niimoodi, siis ma jääks ikka tehnoloogia suuna peale. Okei. Aga kas on mingi eredam mälestus kooliajast, mis kui sa alati meenutad seda, siis toob naeratuse näole? Eks neid mälestusi on ikka, et need on omajagu, aga mõni võib-olla selline eredam, mis toob nagu naeratuse näole oli see, kui me pidime, ükskord oli selline november oli äkki juba, me pidime kehalises minema jooksma ja ma jooksutossusid ei võtnud kaasa ja siis mul olid sellised talvesaapad, aga need nägid rohkem nagu kingade moodi välja. Ja siis ma läksin nende kingadega jooksma ja ainukene küsimus, mis kehalise õpetaja küsis, oli, et kas ebamugav ei ole. Aga kui sa natuke räägiksid oma treeneri tööst näiteks, sa oled jalgpallitreener? Jah. Milline näeb sinu päevakava ette või milline peab üks jalgpallitreener olema? Päevakava ja milline peaks üks treener välja nägema, need on, ütleme nii, need on nagu, tuleb eraldi lahti seletada. Minu päevakava tavaliselt päev hakkab mul lõunast pihta. No selline kuhugi lasteaeda trennidesse, koolidesse trenni andma ja õhtu tavaliselt ma lõpetan niimoodi, et on selline põhigrupp, kellega ma käin ka võistlustel ja siis veel jõuan ka ise trenni. Milline üks treener peaks välja nägema või nagu kuidas ta käituma peaks, on selline, et oleneb sinu treenigrupist, näiteks kui sul on lapsed, siis tuleb ilmselgelt olla nendega sõbralik, tuleb olla ise laps nagu ja kogu aeg nendega kaasas mängida, neid kuulata, sellepärast et tihti on see, et kui lapsed tahavad midagi rääkida, siis võib-olla kui mõni selline täiskasvanu inimene võib lihtsalt nagu öelda, et jaa, ma kuulen siit pärast ja siis ta unustab ära ja selle peale võib nagu laps solvuda, et neid tuleb hästi palju kuulata, kaasata, nendega mängida peamiselt. Kas oled kogenud oma karjääris ka ebaõnnestumisi? Ebaõnnestumisi ma ütleks pigem mitte, sellepärast et ütleme nii, et selliseid tagasilööke on olnud, kus on lootnud, et võib-olla midagi läheb hästi või paremini ja siis oled nagu saanud sellise väikse kerge põntsu, aga see on pigem olnud nagu rohkem selliseks motivatsiooniks, et nagu edasi pürgida ja paremini teha asju. Aga mis on su kõige suurem saavutus olnud selle karjääri juures?
ma arvan, et minu kõige suurem saavutus, mis mul karjääri juures on olnud, see on nüüd ka selline koht, kus sa pead mõtlema hästi, sest on olemas ka sellised emotsionaalsed saavutused ja siis on nagu materiaalsed saavutused. Materiaalsete poolest ma arvan, et oleks näiteks Pärnus võidetud esimene koht, mis oli eelmise aasta veebruaris, kuhu me lähme ka see aasta võistlustele varsti. Ja emotsionaalselt kõige suurem saavutus, mis mul on olnud, on ilmselt jääb mulle igavesti meelde minu esimene trenn, kus ilmus 48 last korraga kohale. aga kuidas on üldse lastega töötada? Kas on põnev või vahepeal ajab ikka närvi päris mustaks? Pigem närvi mustaks ja vahepeal on mingeid selliseid lollitajaid, kes nagu tüütavad, aga mina leian alati nagu laste puhul töötades sellega, et nad on nagu minu energiaallikas, et nad tulevad trenni, lähen ise ka sinna trenni, et mul nagu kohe läheb tuju paremaks, isegi siis, kui nagu päev ei ole just kõige paremini alanud ja nagu kui ma olen natukene väsinud, siis nad tõstavad ka seda energiat mul ülesse. Aga kas kool on ka kuidagi aidanud su karjääriga, et kui sa mõtled tagasi või mingile olukorrale, siis sa mõtled, et ahah, et just seda ma koolis õppisingi ja nüüd läheb see kasutusse või pigem ei ole? Eks kool on ikka selles suhtes aidanud, et koolist olen saanud mingisuguseid häid mõtteid, samas ka nagu sellist distsipliini, et sa ei saa lihtsalt nagu, kui sa jõuad sinna tööikka, et siis sa ei saa lihtsalt minna ja teha nagu tööd, et ma see päev ei viitsi minna või ma olen seekord väsinud, et ma lihtsalt ei lähe, et selles suhtes oli ka koolis nii, et sul ei olnud nagu otsest valikut, et ma ei tule kooli, sest kui sa ei tulnud, siis sa jäid lihtsalt õppimisega maha. Mis aitas sul koolis püsida motiveerituna? Ma arvan, et minu kõige suurem motivatsioon oli alati see, et ma tahtsin kellegagi võistelda. Et mul oli esimesed 2 aastat, mul oli ühikakaaslane, ma elasin ühiselamus ja ka siis ta oli mul klassivend, temaga me alati võistlesime matas, et kumb on kiirem arvutaja, kumb on parem arvutaja ja see on siis nagu sellist motivatsiooni koolis käia ja teha. Milline on sinu arvates ühiselamu elu? Ma arvan, et ta on selline huvitav, et igav seal ei hakka, selline hästi seltskonnarohke, kuna seal on nagu täiesti erinevaid inimesi, samas on neid ka see palju ja ka selline iseseisev, kuna sa pead seal ise tegema juba süüa, ise pead enda järel koristama, et ei ole niimoodi, et kui ma kuhugi nõud jätan vedelema, et mamps koristab, et ei, pigem sa saad sellega saad komagest üle turja ja Ehk siis ühiselamu aitas natuke sul iseseisvamaks saada? jah, kindlasti. Aga kui sa võrdleksid oma töö juures tiimitööd ja koolis näiteks mingit grupi või tiimitööd, kuidas need erinevad üksteisest? Või kas nad üldse erinevad? Tegelikult nad väga palju ei erine selles suhtes, et mõlemas on see, et kui sa tahad midagi saavutada, siis peab igaüks pingutama. Mõni võib-olla pingutab rohkem, mõni võib-olla vähem, aga see olenebki sellest, et kellele oleks seda tiimitöö nagu lõpptulemust rohkem vaja. Et kui sinule endale, siis sa pingutad selle jaoks rohkem, võib-olla see tulemus sinu jaoks seekord nii oluline ei ole, siis ei pruugi sa ka nii palju sinna pingutada. Milline on üks suur õppetund, mis sa koolist oled saanud? See on hea küsimus. Selles suhtes, et kõige suurem õppetund, mida ma olen koolis saanud, on ilmselt see, et ma arvan, et isegi siis, kui sulle ei meeldi inimesed või nendega koos töötada, siis sa pead selle emotsiooni alla suruma ja ikkagi töö lõpuni tegema. Kas sa said siis oma klassi ja lennuga hästi läbi või kas teie klassid lennus said hästi läbi? Jah, selles suhtes, et
me olime ikka nagu selline kokkuhoidev lend, et ei olnud sellist mingisugust kaklemist või midagi sellist. kui nüüd mõelda tehnoloogia suuna peale, siis mis on see üks suurimad või raskemaid projekte, mida peab tehnoloogia suunas tegema? Suuremaid või raskemaid projekte, ma arvan, et ta jääb ikka selle uurimustöö taha, et sa pead leidma midagi sellist, mis seostub nagu sinu selle õppimisega ja midagi sellist, sest ütleme nii, et tehnoloogia valdkond on väga suur ja võtta on see palju, aga sealt on ka väga põhjalikku ja oskuslikku tööd vaja teha selle jaoks. Mis sa siis tegid oma uurimustööks? Minu uurimustöö oli viikingikirve tegemine, et ta jääb ka sinna tehnoloogia alla, kuna ta läheb sepistamise alla, et ta pakkus mulle sellepärast huvi, kuna ma ise olen ka selline ajaloofanatt ja siis ma sain, tol hetkel ma väga palju sutlesin ka ajalooõpetajaga ja siis meil tuli selline idee. Kas seda oli siis raske teha, kuidas see protsess välja nägi? Raske tegi see sellepärast, et kuna tol hetkel oli see kurikuulus koroonaaeg, kus pidi hästi palju kodus istuma, siis tegi raskeks selle, et sepist ei ole võimalik kodus teha, kui sul ei ole endal vahendeid. Et sul on sepise jaoks vaja korralikku ahjusid, kõike selliseid värke, siis tegigi selle raskeks, et mul oli väga lühikene aeg kirve valmistamiseks. Milliseid nõuandeid annaksid noortele, kes kaaluvad tehnoloogiaga siis alustada õppimist ja tulla lähtele? Ma arvan, et seda, et mõtleks kindlasti hästi läbi, kas ta tahab selles valdkonnas töötada, kas talle meeldib see valdkond, kas ta näeb tulevikus selles valdkonnas ka kasu või võidakse teda vabalt asendada ka robotiga. Kas oli mingi õpetaja, kes aitas sul koolitööd paremini läbida? Ütleme nii, et koolitööga ma sain nagu iseseisvalt hästi hakkama, aga kellega mulle meeldis rohkem õpetajatest suhelda, oli ilmselt õpetaja Erki Veikar, siis õpetaja Helle Järvalt ja siis Helgi Kaiv. Kuidas kirjeldab Patrickut tema endine õpetaja Erki Veikar? Kuulame, milliseid mälestusi ja muljeid teil jagada on. Tere! Tere! Kuidas meenutada Patrick Huma? Tegusa ja väga kindlameelse noormehena, kes istus siin samas kohe õpetaja vastas ja alati rääkis tundides kaasa. Mis on eredam mälestus temast kooli ajal? Seda on küll keeruline öelda. Ma arvan, et ma olen juba nii vana inimene, et mäluga on selgelt probleeme, seega kõik kõige eredamad mälestused on juba tuhmunud. Aga ma arvan, et eelkõige jäi meelde Patriku soov õppides alati kaasa lüüa, ehk siis väga aktiivse õppijana mäletan mina teda. Kui saaksite Patrickule öelda eluks ühe motiveeriva lause, siis mis see oleks? Inglise keeles ütleks you can do it, aga eesti keeles ma ei tea, kuidas seda hästi tõlkida, et usu enesesse ja liigu sihikindlult oma unistuste suunas. Aitäh! Nüüd on Lähte Ühisgümnaasiumil 65. sünnipäev. Kas sa ise käisid sellel suurel juubelipeol, mis kool korraldas? Kahjuks ei jõudnud oma töö kõrvalt. Aga kas teil on mingeid vilistlaste kokkutulekuid olnud näiteks lennu peale või klassi peale? Selles suhtes, et lennu peale või klassi peale meil otseselt ühtegi vilistlaste kokkutulekut ei olnud. Aga ma olen käinud siin, mõni aasta tagasi käisin ka sellel, ütleme nii, Lähte korraldab seda vilistlaste turniiri, et ma olen ka sellel osalenud. Kuidas on näha peale neid aastaid, mil sa oled gümnaasium lõpetanud, uuesti oma
neid klassikaaslasi või õpetajaid? Tore on selles suhtes näha, et on ikka nagu millestki rääkida, kuulata, et kuidas kellelgi läheb, sest igapäevaselt ei ole enam pead jalad koos, vaid igaüks on nagu läinud enda suunda. Kas sa tead ka mingeid vilistlasi näiteks, millega on ta silma paistnud praegu kuskil ühiskonnas või meedias või? Ma tean, et minu klassivend Markus Agarmaa mängib jalgpalli, on väravat Velko meeskonna eest, et on mänginud ka Tammeka eest ja ma tean, et minust klassvanem õppis selline õpilane nagu Sten Püvi, kes nüüd on ka treener. Kuidas on see tunne, et sa oled käinud ühes klassis inimestega, kes on nagu saavutanud midagi? Selles suhtes, et tunnen hea, et iga selline võit või kui kellelgi hästi läheb klassist või keda sa tunned hästi, on nagu selline rõõmuemotsioon, sest siis sa saad jälle nagu vaatad netis ringi ja siis vaatad, et kuule, et seda venda ma tunnen ju ometi, et teda ma tean, et ta on ju selline hea inimene ja kõik sellist värki. Ehk siis mis sõnumi sa annaksid praegusele kooliperele 65. juubeli puhul? Või õpilastele näiteks, kes lõpetab praegu 12. klassi või on selleni pürgimas? Ma arvan, et mina ütleksin, et ei ole olemas valesid otsuseid ja ei ole liiga hilja teha uut otsust ümber. Kui sa kirjeldaksid Lähte ühisgümnaasiumi paari sõnaga, siis mis sõnad need oleksid? Sõbralik, hooliv ja abivalmis. Kuidas sinu arvates kool toetab õpilasi spordis ja loomingulises arengus? Ma tean, et kui mina koolis käisin, siis koolis toimusid erinevad huviringid, et mina ise käisin, tol hetkel ma käisin võrkpallitrennis ja käisin ka saalihokit mängimas. Milline on olnud kõige inspireerivam hetk, mida oled Lähte ühisgümnaasiumis kogenud? Inspireerivam? See on hea küsimus, sellepärast et ma arvan, et kõige inspireerivam hetk oli siis, kui sai koolisööklas korralikult kõhtu täis söödud ikka. Aga koolisööklas on niimoodi, et gümnaasium läheb viimasel vahetunnil sööma, siis eriti ei jää ju sööki alles, et või no see oleneb söögis ka näiteks, kui on kanapastapäev, siis sööki väga alles ei jää, et ma ei tea, kuidas teil nüüd gümnaasiumi ajal oli, aga ma arvan, et mina suutsin küll iga toidukorra ajal suutsin vähemalt süüa selline 3 taldrikutäit erinevaid toite ära. Aga mis on siis see meeldejäävam toit, mis see koolisöök hästi tegi? No ilmselgelt on üks kõige populaarsemaid on kanapasta, aga minu ise lemmik, ma arvan, et olid selline mulgipuder ikkagi. Kui saaksid teha ajas rännaku tagasi oma koolipäevadesse, millisesse hetke sa läheksid ja miks? Koolipäevadesse, millisesse hetkesse? See on väga raske küsimus, sellepärast, et ma meenutan selliseid koolipäevasid, aga ma arvan, et ma läheksin sinna hetke tagasi või õigemini, et oli juba koolipäeva lõpp, kui me tavaliselt sattusime õpetaja Veikariga, sattusime nagu juttu rääkima elulistel teemadel. Kuidas siis on õpetaja Erki Veikariga filosofeerida olulistel teemadel või elulistel teemadel? Ta on hea, selles suhtes, et ta on andnud väga palju mõtteainet mulle, väga palju ideid, motivatsiooni ja ka selles suhtes, et ma loodan, et ka mina olen enda mõtetega teda toetanud ja motiveerinud. Kas sa käisid, õpetaja Erki Veikar teeb ka valikaineid, üks on filosoofia ja teine oli see, kus ta enam ei tee neid filmi mingi asi oli. Kas sa käisid mõnes valikaines ka tema juures? Minu ajal oli filosoofia oli, aga seal ma ei käinud.
aga õpetaja Veiker tegi veel minu ajal, tegi ka sellist ka Tartu linna ajaloo sellist huviringi, kus sa pididki uurima erinevate ajalooliste objektide kohta Tartu linnas. Milliseid valikaineid sa üldse võtsid? Milliseid valikaineid oleks mõistlik tehnoloogia suunal võtta? Ma arvan, et tehnoloogia suunal oleks mõttekas võtta sepindust, sest see läheb tehnoloogiaga kokku, siis ilmselt ka mingisuguseid selliseid ehitusringe või midagi sellist, et minu ajal oli selline Tartu Ülikoolist oli selline välisõpetaja Kaarel Vesilind, kes tegi nagu selliseid mudelehitisi, panime kokku temaga ja no tol hetkel pidime olema koduõppel, siis saatis ta eraldi kõigile pakikesed ja seal sees olid erinevad mudelid, mida kokku panna. Iga kooliaasta on ka see valikainete tutvustus gümnaasiumile. Et kas on mingi valikaine olnud teises suunas, mida sa oleksid tahtnud endale võtta? Ma arvan, et mitte. Et kõik valikud, mis ma tegin sellega, et nad oleks mulle kasulikud ja mulle meeldivad. Siia lõpetuseks ütleks motiveeriv lause kuulajatele või ütle midagi ilusat kuulajatele. Ma arvan, et selline motiveeriv lause, mida ma pean ka ise vahepeal meeles, on selline, kui mul ema ütles, et klaasi valades pooltäis, et küsis, et mis sa näed selles klaasis. Mina ütlesin tol hetkel, et see klaas on pooltühi. Siis ta küsis mu käest uuesti, et mis sa näed selles klaasis, siis ma ütlesin, et see klaas on pooltühi. Ja siis ta küsis mu käest, et miks sa ei näe, et see klaas oleks pooltäis. Et kuulajatele ütleks ma veel, et nähke asjades paremat külge. Kas sul on äkki meile mingeid küsimusi või kuidas? Ma arvan, et minu võib-olla küsimus oleks see, et kui te vaataksite praegust enda nagu kooliaega ja kuulates seda minu juttu, kas need koolipildid on väga palju muutunud? Ma ei oska öelda, ma olen siin ainult 1,5 aastat käinud, aga Sandro oskab väga hästi rääkida. Ta on ju meil põhikooli vilistlane ka. No kui ma nüüd niimoodi võrdlema hakkan, siis tegelikult ei ole. Tegelikult on kõik suht sama ikka veel. Ma ei näe küll mingit sellist suurt erinevust. Vist. Aitäh sulle, et sa tulid siis ja edu edaspidises ka karjääris. Aitäh! Aitäh, et kuulasite järgmises episoodis Sukelduma Lähtlakooli abiturientide maailma. Nende kogemused, ootused ja kõige meeldejäävamad hetked. Kas kooli lõpetamine on rohkem rõõm või stress? Kuuleme peagi!